Mõni hetk tagasi teatas Iraani välisminister, et Hormuzi väin, mis asub otse minu selja taga Pärsia lahes, on kogu ülejäänud ajaks täielikult avatud. Tundub, et olukord siin lahes paraneb. Araabia Ühendemiraatides teatame, et siin on juba nädal aega olnud rahulik, ilma rakettide või droonideta, pärast nädalaid ja nädalaid peaaegu lõputuid rünnakuid Iraanist. Lisaks sellele lõpetas Sevaera välisministeerium oma töötajatele selles riigis kehtinud kodus viibimise korralduse. Ministeerium soovitab siiski inimestel vajadusel varju otsida. Ja siis, loomulikult, minu selja taga siin lahes oleme juba 5. päeval Sevaera blokaadis, mis näib toimuvat ilma ühegi vahejuhtumi või suurema kokkupõrketa. Tegelikult väidab CENTCOM, et vähemalt 14 laeva on järginud Ameerika Ühendriikide korraldusi naasta Iraani sadamatesse või mitte rikkuda blokaadi. Nüüd ütleb CENTCOMi viimane uuendus, et nad on inimesi blokaadist mööda saatnud. Ja siin on helisalvestis, mille Ameerika Ühendriigid avaldasid. Laev Mali, siin on sõjalaev Sempre. Me saadame teid järgmisse sadamasse. Tänan koostöö eest. Laev 112 ootab kanalil 16. Ontem, o presidente anunciou cessar-fogo de 10 dias entre o Líbano e Israel. Há poucos minutos, oficial disse que as forças de defesa de Israel permanecem no Líbano para manter as posições capturadas. As forças de defesa escreveram: Varjupaik sõjaväelastele või poliitikutele on jätkuvalt kampaania eesmärk. Praegu on poliitiline mõju, mis järgneb vempel. Com esse objetivo, enquanto Kas surve Liibanoni valitsusele? Siin Araabia Ühendemiraatides on välisministeerium tühistanud ametnikele kehtestatud hoiatuse ja emiraadid kuulutavad võitu Iraani üle. Üks ametnik kirjutas, et Iraan kaotas ja emiraadid võitsid. Meid ründasid 2800 Iraani raketti ja drooni, millest 96% suutsime alla tulistada. Ameerika roll pärast seda sõda saab olema veelgi suurem. Emiraatide ja laheriikide partnerlus Washingtoniga on kujunenud aastatepikkuse usalduse ja ühiste investeeringute tulemusena. Nüüd otseülekanne lahelt. Me jälgime loomulikult võimalust teiseks rahuläbirääkimiste vooruks Pakistanis sel nädalavahetusel. Eile ütles president, et need kõnelused võivad seal toimuda ja mainis isegi võimalust ise sinna minna. Jätkame olukorra jälgimist nüüd, kui Iraan näib olevat loobunud oma enda välja kuulutatud lepingust. Hormuzi väinas ei pruugi rahuläbirääkimised toimuda Pakistanis, kuid me jälgime kõike ja hoiame teid kursis. Marta, Pill. Jah, väga huvitav avaldus Dubai pressibüroolt. Aitäh jagamast, Matt Finn. Jah, palju toimub. Lähme tagasi Pärsia lahe kaardile, piirkonda, mis on olnud kogu maailma tähelepanu keskpunktis viimased 48 päeva. Nüüd tahan teile üksikasju näidata. Need on laevad Pärsia laheseks. Punasega on tähistatud alates sõja algusest. Need on laevad, mis on põhimõtteliselt jäänud lahte Basra rannikule, Kuveidi ja Saudi Araabia rannikule. Vaata, kuidas nad on Araabia Ühendemiraatide ümber koondunud. Ma mõtlen, nii paljud neist laevadest jäid siia lõksu. Ma näitan, kuidas Sigiri blokaad mõjutab Iraani sadamaid. Blokaad on kestnud juba mitu päeva ja võib öelda, et see on seni olnud edukas. Täna on esmaspäev, eks? 13. aprill, see on kõik. Siin on Omaan, Iraan ja Pakistan koos joonega, mille Semeua merevägi tõmbas Iraani sadamates olevate laevade jaoks. Need punased laevad peatusid mõnes Iraani sadamas. Samal ajal teevad sinised laevad siin Omaani lahes blokaadi. Hiljem esmaspäeval lahkusid teised punased laevad mööda seda teed, mis näitab, et nad kasutasid samuti mingil põhjusel Iraani sadamaid. Kõik pidid esmaspäeval tagasi pöörduma, teisipäeval kordus sarnane muster. Punased laevad ületasid blokaadijoone. Kokku peatasid Ameerika Ühendriikide mereväelased teisipäeva lõpuks 14 alust. Ja nüüd oleme ummikus. Endine CIA juht Dan Hoffman on meiega. Tere hommikust, Dan. Soovin teada sinu reaktsiooni viimastele uudistele. Kuidas sa analüüsid seda, mida me praegu Teheranist kuuleme? Ma arvan, et see avaldus Hormuzi väina kohta on märkimisväärne usalduse suurendamise samm. Esimesed sammud potentsiaalsed raamistiku suunas, mis võimaldaks meil vähendada oma sõjalist sekkumist ja jõuda sinnamaani, et saaksime pidada tõelisi diplomaatilisi läbirääkimisi.
Oleme juba selle protsessiga alustanud, kuid usun, et läbirääkimised saavad olema põhjalikud. Ma ei looda, et saavutatakse kohene kokkulepe, kuid raamistik on võimalik. Raamistik kokkuleppe jaoks, mille puhul näeme vaba läbipääsu Hormuzi väinast ja selle vastavat mõju ülemaailmsele majandusele ning meie majandusele siin kodus. Dan, tead, mis sa arvad, mis meid sellesse punkti viis? Ma mõtlen, minu arvates on üsna selge, et Iraan on aru saanud, et nad lämmatavad oma enda majandust. Et nad kahjustasid end, püüdes kontrollida Hormuzi väina ja et see blokaad oli väga edukas nende isoleerimisel. Jah, ma arvan, et blokaad oli edukas. Ma arvan, et Iraanil on kõrge valulävi, eriti kui asi puudutab Iraani kodanikke. See režiim ei kõhkle ilmselgelt nende inimeste inimõigusi rikkumast ja nende elu õnnetuks tegemast. Aga ma arvan, et kaalul oli kineetiliste rünnakute taas alustamine. Ma usun, et Iraani tõeline soov on säilitada relvarahu, kuni läbirääkimised jätkuvad. Trumpi valitsus astus usaldusliku sammu, tuues Iisraeli ja Liibanoni esimest korda peaaegu 50 aasta jooksul kokku 10-päevaseks vaherahuks, mida Iraan oli taotlenud. Need on positiivsed sammud, kuid ma arvan, et olukord on endiselt habras. Peame nägema, kuidas tegelik transport täna Hormuzi väinas toimub. Kuid praegu on põhjust ettevaatlikuks optimismiks. Niitselt kiiresti, Dan, kas on mingeid märke, et selle uraani tagasisaamise osas on toimunud arenguid või nende lubaduse kohta mitte rikastada uraani? Või et nad jätkavad selle programmiga veel aastaid? Kas see tõesti eksisteerib? Ei, aga Iraan väidab juba 20 aastat, et nad ei soovi tuumaprogrammi. Õige, kuid on selge, et kulisside taga salaja nad siiski ajasid seda taga. Meie mure on loomulikult nende käes olevate 1000 naela uraani saatus ja mitte ainult uraani rikastamine, vaid ka näiteks tsentrifuugid. Just seal peitubki oht selle kokkuleppe detailides. Kui Iraan saaks arendada tsentrifuuge ja oleks 15 või 20 aastane moratoorium uraani rikastamisele, siis pärast selle moratooriumi lõppu võiks Iraan kiiresti toota tuumarelva. See teeb presidendile muret. Seetõttu ma ei usu, et ta nõustub mingi tähtajalise kokkuleppega. Olgu, sa mainisid Liibanoni. Keskendume sellele, sest need 2 juhti võivad varsti kätt suruda. Ootame ära. President avaldas selle True Socialis seoses Hezbollahiga. Nad on olnud Liibanonis aastakümneid. Ta ütles, loodan, et Hezbollah käitub õigesti ja sobivalt selle olulise perioodi jooksul. See oleks nende jaoks suur hetk. Piisab surmadest. Lõpuks on vaja rahu. Dan, kas sa usud, et Lõuna-Liibanonis, kus Hezbollah on tugev, suudab Liibanoni armee piirkonda patrullida? Või näed sa võimalust, et Liibanoni armee läheb Hezbollahiga sõtta? Jah, see ongi täpselt võtmeküsimus, Bill. Ma arvan, et Beirut ja Tel Aviv tahaksid kokkuleppele jõuda. Ma ei usu. On võimalik, et Iisraeli ja Liibanoni vahel tekivad diplomaatilised suhted, mis oleks positiivne. Me peame tugevdama Liibanoni vägede võimekust. Oleme seda aastaid proovinud. Aga me peame pühenduma mitte ainult meie, vaid ka meie Euroopa partnerid, et nad suudaksid vastu astuda Hezbollah'le. Neil peaks olema jõumonopol. Nad peavad tagama, et Iraan ei kasutaks terroristlikku käsilasrühmitust teiste riikide nagu Iisraeli kahjustamiseks. Praegu kontrollib Iisrael umbes 6 miili laiust territooriumi Lõuna-Liibanonis. Peaminister Netanyahu soovib jätkata selle piirkonna kontrollimist. See nõuab taas edaspidi pidevat diplomaatilist tööd. Väga hea. Hea meel sind siin näha. See on Dan Hoffmanni kohene tegutsemine.